Kas keegi tea, mis meil täna Mattias plaanis on? Loodetavasti mitte õppimine. Täna pidi olema kontrolltöö. Kas oli täna? Tere hommikust! Tere hommikust! Tänaseks oli siis planeeritud matemaatika kontrolltöö. Loodetavasti olete kõik selleks hoolega valmistunud. Üks hetk. Kus on siis leht kontrolltöö ülesannetega? Ma jätsin selle eile pärast viimast tundi oma lauale. See on kadunud. Kuidas saab kontrolltöö lihtsalt ära kaduda? Keegi pidi selle ära võtma. Kindlasti Jakob, temal nagunii ei viitsinud tööks õppida. Äkki kontrolltöö lihtsalt haitus õhku? Me peame alustama uurimist. Kõik siin on kahtlusalused. Kas isegi õpetaja? Kus sina eile pärast tunde olid? Ma läksin kohe koju. Kuna mul on matemaatika raske, siis on mul emaga kokkulepe, et enne matemaatika kontrolltööd lähen kohe koju ja hakkan õppima. See on väga kahtlane. Kas sul tunnistajaid on? Mis sa ajad? Tahab mu emale helistada või? Kriminaalfilmides alati küsitakse, et kas tunnistajaid on. Jäta Hadissa rahule. Tema tõesti eile läks pärast tunde kohe koju. Tavaliselt läheme ju aadrumisse telefone näppima, aga eile ta polnud. Jumal tänatud, Hadissat kahtlustada ei saa. Tema ongi ju hea tüdruk ehk mingit pahandust teha. Aga sina ise, Isabella, kus sina eile pärast tunde olid? Mul oli väike kõhuprobleem. Ei saanud pikalt vetsust välja. Ta ei ka seda imelikult õhnavat kastet võtsite või? Ei julgenud, võtsin ainult kartuliputru. Kuulge, püsime nüüd teemas. Minuga on sul lihtne. Mina istun sina aadrumi trepil täpselt nii kaua, kuni algas kokandusring. Jaa, mina ju ka olin teiega. Ja mina ka. Teid ei kahtlustaks ma iialgi. Me oleme ju sõbrad. Aga Karl, mida sina tegid pärast tunde? Jäin trenni ootama. Vale puha, sa ei tulnud ju eile trenni. Ma veel helistasin sulle, aga sa ei võtnud vastu. Kuhu sa läksid? Jäid salaja klassi ja võtsid õpetaja lavalt kontrolltöö. Jah? Stopp! Niimoodi me küll ei tee, et ilma tõenditeta kedagi süüdistama hakkame. Õpetaja on meile ju alati rääkinud, et kõigepealt tuleb uurida sündmuste ahelat ja küll siis lõpuks süüdlane välja ilmub. Ma nägin enne tunni lõppu, pani Jakob endale midagi kotti. Ma panen kogu aeg endale midagi kotti. Ma leidsin midagi. Kas see on kontrolltöö? Ei, kellegi joonistus. Mis siin toimub? Me tahaksime teha matemaatika kontrolltööd, aga leht ülesannetega on minu laualt kadunud. Kui ei leita, tuleb uus teha. Ei! Mis tähendab ei? On õppimiskarva pool või tõstakse iga päev kontrolltöid. No nii see ikka päriselt ei ole. Kui mina omal ajal koolis käisin, Jaa ajal. Isabella. Vabandust, härra direktor. see oli oma aeg kaua aega tagasi tõesti. Meil tegelikult on siin oma uurimine pooleli. Jah, jätab uuringuid. Loodan, leiate ikkagi need tööd üles. Muidu peab õpetaja õetuntima ja kes siis jaksab seda printimisarvot ära maksta. Kus see töö viimati oli? Minu laual. Ma vist ikkagi võtsin sealt midagi. See vist ongi kontrolltöö. Leitud, kuidas see sinu kotti sai? No ma viisin tunnitöölehe sinu lauale, aga hiljem meenus, et unustasid nime peale kirjutamata. Nii et võtsin selle tagasi. Aga ma vist olin selle pannud mitte päris õigesse hunnikusse ja nii haarasin ka selle kontrolltöö kaasa. Sa võtsid selle kodus need ülesanded läbi lahendada, jah? Ei võtnud, see oli kogemata. Hästi. Ma usun sind, Jakob. Täna me kontrolltööd ei tee. Yes! Olemegi detektiivid. Kuulge, mul on kehalise kotis sokid kadunud. Korraldame uurimist. Ei! Küll sai seekord mu kakuke ilus ja õbarik. Koolik, kuldne ja krõbe.
ta on kohe nii ilus, et ei ratsi ise äragi süüa. Tae, tule mu kakukest vaatama. Mis teist ikka vaadata? Ennegi kakukesi nähtud. Ole nüüd ikka, ta on kohe eriliselt ilus. On teine täiesti hästi välja tulnud. Kõlbaks presidendi laualegi panna. Loomulikult olen ma ilus, ega ma teiesugustel ennast ära süüa ei lubagi. Lähen ise presidendi juurde. Kohe nina tarka, kombeid pole ollagi, selline tahab presidendi juurde. Kui nii ilus ollakse, pole kombeid vajagi. Veeren ise presidendi juurde. Ei tee sa kuhugi, kui sa nii räägid, oled lisaks häbematusele rumal ka. Nimeda paneme enne kooli ja alles siis presidendile. Õige mõte. Laske lahti, kärpimid ei taha toredasse kooli. Olgu, veeren siis kooli, et teist rahused. Hei kakuke, tule siia. Õpetan sind lugema ja kirjutama. Õpetan kõik käänded ja pöörded selgeks. Mulle pole mingit käänakuid ega pöörakuid vaja. Olen niigi ilus. Veeresin Eide käest ära, veeresin Taadi käest ära, veeren sinu käest ka. Hei kakuke, tule õpetan sind. Tule siia. Tule õpetan matemaatikat. Milleks veel seda? Õpetan liitmist, lahutamist, korrutamist ja jagamist. Mulle pole midagi vaja juurde liita ega ära võtta. Olen niigi täiuslik. Veeresin Eide käest ära, veeresin Taadi käest ära, veeresin eesti keele õpetaja käest ära, veeren sinu käest ka. Kakuke, tule kehalise kasvatuse tundi. Kui võimled ja tõstad raskusi, saab tugevad musklid. Mulle pole muskleid vajagi. Olen pehmelt kõige parem. Veeresin Eide käest ära, veeresin Taadi käest ära, veeresin eesti keele õpetaja käest ära, veeresin matemaatika õpetaja käest ära ja veeren sinu käest ka. Kakuke, tule ma õpetan sulle, kuidas sa saaksid iseendale eesus asju mõistatada. Ka töö tegemine nõuab õppimist. Mis töö? Mina pole loodud töö jaoks. Mina ainuke töö on presidendi laual ilus olla ja seda oskan ma ilma õppimatagi. Veeresin Eide käest ära, veeresin Taadi käest ära, veeresin eesti keele õpetaja käest ära, veeresin matemaatika õpetaja käest ära, veeresin kehalise kasvatuse õpetaja käest ära, veeren sinu käest ka. Oi kakuke, ära sellest uksest küll mine. Seal saad sa tagahoovi prügikastide juurde. Jää nii veel elu hammasrataste vahele. Ei jää ma midagi, sina mind ei kõmanda. Veeren kuhu tahan. Ole sina vast häbematu.
ei saa ma rumalast targaks teha, kui see ise ei taha. ja polegi vaja. oodake kohe. mis ma ütlesin? Jäigi elu hammasrataste vahele. No oli kord üks ilus kapote. Oleks tõesti igat pidu lauda kaunistama läinud, sobinud. Aga ei saanud temast muud kui pool kühli täit rämpsu. Tarkuse sõnad ütlevad. ilu ei sünni patta panna, tarkus tarviline vara, õpi hoolega. mees ja karu, elas kord üks karu ja tahtis põllumeheks hakata. ma lähen inimese juurde tööle. võta mind tööle. olgu, võtan su tööle, mis sa palgaks tahad? mis maa sees olgu minu, mis maa peal olgu sinu. mees külvas nisu. Sügisel pani mees vilja kokku ja vedas koju. mis vili sul kasvas? nisu. Järgmisel kevadel mõtles karu kavalam olla. võta mind tööle. olgu, võtan su tööle, mis sa palgaks tahad? mis maa peal olgu minu, mis maa sees olgu sinu. mees külvas peete. sügisel koristas mees saabi kokku, reaalsed raius maha, jättis põllule, aga peedid viis koju. mida sa külvasid? peete. karu
ihastas mehe peale ja läks metsa. Seal ta nüüd elabki. Pikk talv on lõpuks läbi saanud, lumi sulab, päike paistab ja metsas on tunda värsket kevadlõhna. Metsloomad ärkavad talveunest ja otsustavad teha suure kevadpikniku. Oskojal lõpuks on kevad käes ja mul on kõht nii tühi. Kuulsite, ta just ütles pannkoogid. Tere kõigile, mina teen piknikule suure koti täie porgandeid. Need on nii värsked ja krõmpsuvad. Ja mina tõin pähkleid. Ma peetsin need sügisel ära, aga kevadel pidin neid natukene otsima. Mõni pähkel oli nii hästi peidetud, et ma ei leidnudki neid enam ülesse. Mina tahtsin ka neid kaasa tuua. Leidsin ühe ilusa seina, aga ma sõin seda juba ära. Ma pidin lihtsalt kontrollima, kas on ikka hea. Kas keegi pannkooke ei toonudki? Ei toonud. Mul oli tunne, et kevad tuleb alati koos pannkookidega. Tuul puhus meie toidu laiali. Oi ei, minu porgandid veeravad mööda metsa laiali. Ja minu pähkleid hüppavad igasse suunda. Mõni pähkel läks puu otsa tagasi. Kuulsin seda, aga mina ei saagi midagi süüa. Ma lootsin, et keegi paneb mu ühe pannkoogi taskusse. Karu, sul pole isegi taskuid. Ja see ongi mu kõige suurem mure. Tere, me kuulsime, et siin toimub kevadpiknik. Ja kui kuskil on piknik, siis tavaliselt on seal palju süüa. Ja seal, kus on palju süüa, seal on väga kauasid meie. Ja seal on kuulus, me peame ikkagi tegutsema. Kuulsin seda, aga praegu pole mul midagi süüa ja see teeb mind kurvaks. Karu, ära muretse. Kui me kõik natukene jagame, saame igaüks midagi. Tsirp, miks te kõik nii kurvad olete? Kevadpiknik peaks olema rõõmus ja lõbus. Tuul puhus meie toidu laiali. Ja sipelgad tulid kohe kõike endale rabama. Pole midagi. Kevadpikniku kõige tähtsam reegel on, et sõbrad jagaksid omavahel kõike. Siis ma jagan oma porgandeid. Ja mina jagan pähkleid. Ja mina aitan kõik toidujale kokku korjata. Ja mina võin tänada kõiki suure karu kallistusega. Tere sõbrad, mina paistan nüüd natukene soojemat, et teil piknikul mõnus olla oleks. Meie võime ka piknikule jääda. Muidugi võite, aga kui keegi kuskil pannkooke näeb, siis kohe öelge mulle. Ja nii saigi kevadpiknikust üks väga tore päev. Loomad sõinasid ja rõõmustasid, sest kevad oli lõpuks käes. Pippi, sa ei teagi, kui tore õpetaja meil on. Ja sa ei teagi, kui tore on meil koolis käia. Ma läheks lolliks, kui ma kooli ei saa. Ja seal koolis ei peagi nii kaua olema, kõigest kella 2-ni. Ja siis
siis saab meil pidada jõuluvaheaega, munadepühi ja suvevaheaega ka. koolis toimub veel playbox ja jõululaat. ma ei usu, et sa sellistest üritustest tahaksid ilma jääda. see on ebaõiglane, see on täiesti ebaõiglane. ma ei kavatse seda enam kauem kannatada. Mida siis? 2 kuu pärast on teil suvi ja siis tuleb teil suvevaheaeg. aga minul, mis tuleb minul? Ei mingit suvevaheaega, mitte kõige pisematki. siin peab midagi muutuma. homne päev hakkab koolis käima. Hurraa! Siis ootame kell 8 oma värava ees. ei, nii vara tulla ma ei saa. ja pealegi sõidan ma kooli ratsa. Kere, kas ma jõudsin parajasti 2x8? Tere tulemast kooli, väike Pipi. Ma loodan, et sulle meeldib ja et sa õpid siin nii mõndagi. Ja mina loodan, et mul tuleb ka suvevaheaeg. Sellepärast ma siia tulingi. Õiglus kõigepealt. Aga kui sa ütleksid mulle kõigepealt oma täisnime, siis kirjutasin ma sind kooli sisse ja sinust saaks päris koolilaps. Minu nimi on Pipi-Lotta Viktuaalia Rullgardiina Pipar-Mütta Eifremi tütar Piksuk. Ma olen kapten Eifremi Piksuku tütar, kes enne oli merede hirm. Nüüd on kuningas. Pipi on mu hüüdnimi, sest isa pidas Pipi-Lottat liiga pikaks nimeks, et seda välja öelda. Pipi-Lotta, Viktuaalia, Rullgardiina, Pipar-Mütta, Eifremi tütar, Piksuk. Või nii? Nojah, siis hüüame meiegi sind Pipiks. Piksuk Pipi mina, nimi on mul kena, tiitleid juurde ma ei lisa. kuigi mul neid mitu tuhat, sest et neegri keisri kohal Kurru-Nurru maal on mu isa, kes küll on mu ema, tuntud on ka tema, kadedus võib muuta kringliks. kui te kuuleks üles viimast, nadivad, ei pannud taevas ingliks. ei see kõik tee uhkeks Pipit, meie pika suka Pipit, vastupandamatud Pipit, kelle nõrkuseks on trikid, imenipid, mida köidavad need trikid, imetrikid, imenipid, väiksed trikid, väiksed nipid, väiksed trikid, väiksed nipid. sa oled juba suur tüdruk ja küllap tead nii mõndagi. vahest teeme algust arvutamisega. noh, Pipi, palju teeb kokku 1 ja 3? kui sa seda ise ei tea, siis ära arva, et mina seda sulle ütlema hakkan. Pipi, see ei ole kena. ja õpetajale ei öelda sina, vaid teie. oi, palun vabandust, seda ma ei teadnud. ma enam nii ei tee. noh, Pipi, palju 2 ja 2 kokku teeb? no nii umbes 22. hoopiski mitte. 2 ja 2 teeb kokku 4. no kuule, nüüd läheb asi küll liiale. sa ise ütlesid alles praegu, et 1 ja 3 teeb kokku 4. mingi kord peab ikka koolis olema. ja pealegi, kui sa oled nii vaimustatud nendest rumalustest, siis miks sa omaette kuhugi nurka maha ei istu ja ei arvuta? Jätaksid meid rahule, et me saaks kulli mängida. kuuled sa? palun vabandust, nüüd ütlesin sulle jälle sina. ma enam nii ei tee, ma luban. jah, ma annan sulle andeks. aga tead, see täht siin ilme sees, vot see on I. no kuule, seda ma küll ei usu.
hoopiski sirge kriips, kärbse must peal. Aga ma tahaks hea meelega teada, mis on Ilvesel kärbse mustaga tegemist. Ja veel ma tahaksin teada, et mis... Lapsed, tõuske püsti. Hakkame joonistama. Kujutage ette kõige toredamat asja maailmas ja joonistage see paberile. Aga Pipi, miks sa paberile ei joonista? Ma joonistasin selle ammu täis, aga mu hobune ei mahu ju üleni selle paberi peale ära. Praegu teen ma esimest jalga, aga kui ma sabani jõuan, tuleb mul koridori minna. Hea küll, tõuske püsti, laulame meie kooli hümni. Need seinad meid hoida ei suuda, varsti miski meid hoida ei saa. Lähen välja siit maailma muudan, ise hoian siis maailma. Need seinad meid hoida ei suuda, varsti miski meid hoida ei saa. Lähen välja siit maailma muudan, ise hoian siis maailma. Kuid enne mul teada on vaja, milles seisab see maailm koos. Hammasrattad ja õnne on vaja, või kõike korraga koos, või määrab kõik geenide loos. Need seinad meid hoida ei suuda, varsti miski meid hoida ei saa. Lähen välja siit maailma muudan, ise hoian siis maailma. Need seinad meid hoida ei suuda, varsti miski meid hoida ei saa. Lähen välja siit maailma muudan, ise hoian siis maailma. Lapsed, palun minge õue. Ma tahan Pipiga veidi omavahel vestelda. Kas tead, see tähendab, kas teate, õpetaja? Mina arvasin, et kui mul on julgust, tugevust ja natukene kuldmütte, siis saan ma maailmas hakkama ilma koolipingita. Aga nüüd ma saan aru, et tugevus aitab asju tõsta, aga teadmised aitavad aru saada, mida ja miks tõsta. Ja kujutlusvõime on veel parem, siis kui sellel on sõbraks lugemine ja arvutamine. Just selleks kool ongi. Mitte selleks, et sind muuta, vaid selleks, et aidata sul oma mõtteid kaugemale viia. Sest kui ma oskan lugeda, siis saan ma teada, mida raamatutes juhtub. Ja kui ma oskan arvutada, siis ma tean, kui palju kuldmünte mul päriselt olemas on. Ja kui ma oskan kirjutada, siis saan ma ise mõelda, kuidas mu lood algavad ja lõpevad. Täpselt nii, Pipi. Siis ma arvan, et koolis käimine on tegelikult ikka väga vajalik asi. Mitte selleks, et olla korralik, vaid selleks, et olla vaba ja tark korraga. Kas see tähendab, et sa tahad kooli jääda? Jah, aga ühe tingimusega. Ma õpin reegleid, et neid targalt kasutada ja vahel ka natukene kõveraks väänata. Just selliste õpilaste pärast tasubki õpetaja olla. Pipi, kas sa jäädki kooli? Jah, sest isegi kõige tugevam tüdruk vaatab kõige tugevamat asja, tarkust. Lumi on ju ära sulanud, talve külm on mööda läinud, lapsed, kes kuiva
kevad jällegi on käes, pakatavad täies väes. Pungad põõsal, pungad puul, aasal tantsib lõunatuul. Ilistada suiepuljust, ilmub esimene lill, vaatab ringi tulvinuljust, ma ei karda sind, aprill. Oi, kui palju murul väikseid, lillekesi nagu päikseid. Põimid nendest pärja pähe, enam puhtaks käed ei lähe. Ülane lumetäheke, tule kaasale külla väheke. Siin on küll tuuled, kuid nendega harjub igav sul elada põõsaste varjus. Kased on kikkis, äge kugi kukub. Sinivill väike, miks sina veel tukud? Tõuse mu sõbrake üles nüüd juba. Käes on sul ammugi õitsemisluba. Keset sive õitseb lill, õielehel pehme vill. See on valge anemoon, armas nagu väike voon. Jõeäärne sooja lodu, kuldse varsa kapja kodu, heinatöitse vaasi sees, kaunid on vaid kraavi vees. Pääsusilmi tuhandeid õitseb niiske laasal, kes küll siia külvas neid. Tuul sai seemned kaasa, niidu peale kandis, kaste juua andis. Päike päitas vaid, saigi jaas nii lilli täis. Maikuu hoolega metsi ehtis, tippis kõikjale piibelehti. Siia ja sinna, neid on nii tore korjama minna. Magusad lõhna puhuvad linna. Kuule, Takjas, ma ei taha, et sa oled nõnda paha. Napsad kuuest, rebid sukast. Rebid sukast, kisud valusasti tukkast. Miks sa oled viiakas? Ole parem viisakas. Kullerkupp, päiksekullaline nupp, miks sa lahti õit ei tee?
mis sul on seal nupu sees? Kuidas kukkusid küll rohtu sinitaeva killukesed? Need ei ole taevatäpid, need on lilletillukesed. Kes need taasa lõtsuvad, siis kui tuuled lõtsuvad? Need on nurmenukud kallid, kaila ümber soojad sallid. Kas te hein hõbedab põldude ääre möödujail, meelsasti silitab sääri. Mitte keegi nii ei leegi nagu sina, punav moon. Kui su sära kadunud ära, see need saia iluks toon. Kürvenöges kuri mees valvab lapsi rohu sees, kellegagi pole rahul, salvab häid ja salvab pahu. Miks sa nöges nõnda teed? Õiglane ei ole see. Kellokas tegi endale kleidi, nüüd ta õnnes on uhkegi veidi. Sikid ja sakid on tõesti nii kenad, kleid talle meeldib enam ja enam. Helistab vallatul till, 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 olen kõige ilusam lill. Suvi tõi nurmele kireva särgi, särgi mustrist saab lastele pärgi. Siis, kui soojenevad ilmad, päev on rikas päikesest, rukkililled, rukkisilmad sinetavad vilja seest, meelitades käima meid mööda põllu vaheteid. Kas tõesti ristik laulu lööb? Sum-sum, 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 sum-sum. Siin hoopis lendab mesimumm ja õietolmu sööb. Ma tunnen ennast elusalt ja tean, et elan mõnusalt, kui kokku jääme meie kaks. Mu unistus siis täide läks. Mu unistus siis täide läks. Mul on täpselt koos tead, siis sul on valmis õhku, et kui kindlalt peab
su möllata ja uisada ei saa hõllata. Aga siis, kui kasvan suureks, olen ikka minu juurde saab. Ja ikka minu juurde saab. See minu jaoks õnnelik, kui sina olid teia, kui meid koos vaatime piiri. Ilusat suve! Tere hommikust, härra kojamees! Tere hommikust, pagariherra! Tere hommikust, härra kojamees! Tere hommikust, pagariherra! Tere hommikust! Tere hommikust! tere päevast! Tähelepanu, tähelepanu! Ilmaennustus hommikupoolikuks. Vihmasadu ja vastik ilm. Idutuul ja kohutav paduvihm. Kas siis sadama ei hakkagi? Täna on vana tobestu ninagi vedanud. Täna on tõesti meil imeline suveilm. Küll on hea, et täna sadama ei hakka. Tere hommikust, härra Tobias! Suur tänu ilusa ilma eest! Võtke heaks, võtke heaks. Küll on hea, et täna sadama ei hakka. Saab kuiva jalaga läbi metsaturule minna. Ei tea, kas tasub. Läheks ikka trammiga. Kas sa pole kuulnud, et linnale tahab kõrgestel metsalagandikule anda tulnud elama rõõmud Kaspet, Jespet ja Joonatan. Ära räägi. Jah, neil lõi kahvel. See olevat isegi Jesperi varba ära söönud. Ei, siis lähme küll trammiga. Kardemoni linnas on meil lahe elada, autosid meil pole, sõita trammigagi saab. Number 1 on trammilinn, mis põhjast lõuna viib. Konduktorina mina töötan siin. Meil trammiliiklus on nii hea. Tramm väljub siis, kui kõik on peal. Jääb ise kohti ülegi ja Silvi pargi sillani. Kui soovid sõita tagasi, siis astu peale uuesti. Ruumi siin jätkub alati, reis kestab 1 minuti. Kui istekohad täis on kõik, siis jälle lahti läheb sõit. Piilet meie trammi peal ei maksa midagi ja maitsakoodi sõitja saab veel peale kaubagi. On trammijuhil Siivertsenil ikka tuju hea, vaid kiitus kuuleb reisijate seast. Nüüd trammisõit on täies hoos ja kostvad laulud, pillilood. Kõik sõidjad kaasa laulavad, on uhke sõita trammiga. Palun sind proovi veidi kooki, võta veel üks kook või paar, kui tahad juua rüüpajooki, ma just tundsin maitsega, et nüüd on aeg meil väljuda, sest uued sõitjad ootavad. Appi, aidake, oh häda, mis ma nüüd teen? Kõik on läbi. Mis juhtus? Mind on röövitud. Röövitud? Härra
aga mis asja enam nii ei lähe? Röövlid on öösel minu poes vargil käinud. See on küll kurb uudis. See on ennekuulmatu. Seda muidugi. Röövlid tuleb arreteerida ja otse kohe. Röövli tuleks sul juba ammu ilma kinni nabida. Kuula nüüd, kallis vorstmaaker. Kas sina oled varem kedagi arreteerinud? Kellel on kodus lõvi? Ei, ega mina pole ju ka kordnik. Ega mina ka pole enam kordnik, kui lõvi on mul nahka pistnud. Ja pealegi on arreteerimiseks väga ebasobiv päev. Homme on ju kardamoni päev ja meil on linnapargis pidu. Nii ilusal päeval täielik segadus linnas. Mis niiviisi saab kardamoni linnapeast, see on täielik korralagedus. Koppõrve, kui tige olen ma, sest korralagedus kestab ala lõpmata. Mis viga, kui kõik käituks nagu mina alati, et kahjuks minu sarnast pole linnas kedagi. Ei! Kõrgast on nii sõbralik, keda sa oled, mis kasu säädust nendestest on me linnale. See õige vormik olema peaks ühel juhil ees ja rahvast karistama iga eksimuse ees. Jah! Ilma kaprapuu oleks teema asi ka, kui kuulmised ja rõõmid öösel linnas koolavad. Kui proovigu nad veel kord tulla siia röövima, ma ise valvan vargad ja kõik kinnina minna. Jah! Kui ilusasti sa mängid? Kas tõesti? Minu isa ka oskab hästi mängida. Ta mängib metsasarve. See on ka väga ilus. Täna mängib linnaorkester peol. Siis sa kuuled teda. Aga mina sinna ei tule. Miks? Sest tädi Sofi ütleb, et peod ja lõbustused pole väikeste tüdrukute jaoks. Sellepärast pean ma koju jääma ja tädi Sofi jääb ise ka. Kuule, kas sa põgeneda ei saa? Ma aitan sind. Ei, tädi Sofi on nii... Eks ta ole. Siis peame midagi muud välja mõtlema. Kuule, ma räägin õnge vana Tobiasega. Temal on küll hea nõuvarukus. Tobias, sina sindad meil. Jah, mul on sinuga ühest asjast rääkida. Tädi Sofi ei luba ka mu villale peole minna. Kas tõesti? Peame teda kuidagi aitama. Aitama jah? Aga kuidas? Ma tean, me helitame tädi Sofi ka peole. Kaval küll, aga raske teostada. Jah, sest kes julgeb tädi Sofi peole kutsuda? Äkki ma proovin ise? Jah, sina oleksid küll õige inimene. Kes seal on? See on ainult mina. Kas see olete teie? Jah, ainult mina. Olin teid Kardemoni linna peole kutsuma. Tänan väga. Mina küll Kardemoni linna peole ei lähe. Pealegi pean ma kodus istuma ja tube koristama. Oh, tulge ikka. See on ju meie ühine linnapidu. Ja näiteks mina laulan seal. Ma lubasin seda kordning Bastianile. Kas tõesti või? Tõesti, mis tõesti? Heakene küll, ma siis tulen. Küll on tore. Seda me veel vaatame. Kallid koosviibijad, tere tulemast meie suurele linnapeole.
kõigepealt mängib linnaorkester Kardemoni laulu. Seda peavad kõik kaasa laulma, sest see on nii tore. Kardemoni linnas on meil lahe elada. Autosid meil poole sõita trammigagi saab. Number 1 on trammilinn, mis põhjast lõuna viib. Konduktorina mina töötan siin. Ja tõesti meie Kardemon maailma vahvaim linn vist on. Ja linna korni bastiaan on kõigest kõige toredam. Meil on siin kuulme võrtsu läikivad pasunate korralati sinna rõõmsalt tantsida nii vana kui tark. Ja siin on mõnus elada, koos ütkem linnale hurraa! Järgmisena laulab Ilmatark Tobias ja tema sõber Tommi laulu ilmast idas, läänes, põhjas ja lõunas. Kes oskab, võib kaasa laulda. Kui on käes meil sügiskuu, tuiskub tardetuul, siis on ilma oodata saajuga ja raajuga. Igaüks siis tänaval reedu otsib rästal, kui ei ole kaasas vihmavarju tal. Aga kui on põhjatuul, tuiskab lund ja härmas puud, siis on ilma nagu tead, soojalt riides käima pead. Et kes silmad otsides, ei käi karva mütsides, nendel niina punane kui porgand peas. Tuul, mis puhub lääne poolt, päästab alla tormihoo, see toob kaasa paugu pealt õnnetust ja hääda seal. Kui käid vihmavarjuga, siis võid lendu tõusta sa ja me linna suule ilmsid ära viib. Lahke lõunakaarte tuul, tuju heaks teeb naerusuu, tean, et peagi saabumas suvi paikse paistega. Ilma teada tooreda, kuulutan siis tornis ma, täna on meil imeline suvel. Suur tänu, see oli tore laul. Meie pidu jätkub nüüd linnapargis. Kel soovi, võib trammiga sõita. Kardemoni linnas on meil lahe elada. Autosid meil poole sõita trammigagi saab. Number 1 on trammilinn, mis põhjast lõuna viib. Konduktorina mina töötan siin. Meil trammiliiklus on nii hea. Tramm väljub siis, kui kõik on peal. Jääb istekohti ülegi ja sõitib pargi sillani. Kui soovid sõita tagasi, siis astu peale uuesti. Ruumi siin jätkub alati, reis kestab 1 minuti. Kui istekohad täis on kõik, siis jälle lahti läheb sõit. Piilet meie trammi peal ei maksa midagi ja maitsva koogi sõitja saab veel peale kaubagi. On trammijuhil siivel senil ikka tuju hea, vaid kiidus kuuleb reisijate seast. Nüüd trammi sõit on täies hoos ja kostavad laulud, pillilood. Kõik sõitjad kaasa laulavad, on uhke sõita trammiga. Palun proovi veidi kooki, võta veel üks kook või paar, kui tahad juua rüüpa joogi maiust tusimaisega. Nüüd on aeg meil väljuda, sest uued sõitjad ootavad. Kus mu püksid on?
kus mu traksid on, kus on suupilgus sahvri ukse võti on, kus on supipott, kus on suhkrukott, selle kadumises süüdi on vist Joonatan, hääletan ma teile alles oli veel. Kus mu kahvel on, kus mu vahvel on, kus on augud, mis olid minu soppides, kus on niit ja löll, kus on liiv ja sõll, kuhu kadusid kõik prööbid minu vestidest, mäletan ma teile alles olid veel. Kus mu kühvel on, kus mu tuhvel on, kus on sibulad, kartulid ja majonees, kus on õngekord, kus on hambaorm, kus on muudatuses olin üha lohises, hääletan ma teile alles oli veel. Kus on piprados, kus on kookjaamos, kus on pott, milles oli meie suitsusin, kus me Kasper on, kus me Jesper on, kus on Joonatan, ta käes on minu sulgjadid, hääletan ma teile alles oli veel. Selles maas on võimatu midagi üles leida. Ma olen nüüd kõik kohad läbi otsinud ja mu sokid on kadunud ja jäävadki kadunuks. Kindlasti on lõvi nad ära söönud. Ta nimelt armastab sokke. Alati, kui midagi on viltu, on lõvi süüdi. See oli lõvist igatahes inetu tegu küll, kui ta mul tookord varba otsast ära hammustas. Võtab ikka meile mõruks küll, kui suurest varbast ilma jääd. See juhtus ainult sellepärast, et lõvi oli tol päeval väga näljane. Ja muide, kas me ei peaks juba sööma? Varsti on öö käes ja me pole isegi lõunat söönud. Aga kas sa tead, miks see nii on? Sellepärast, et keegi ei viitsi süüa teha. Minu arust võiks süüa teha Joonatan. Tema ei tee ju eluilmaski mitte midagi. Mis mõnu on üldse röövel olla, kui sa kogu aeg pead tööd rabama? Ja muide, see olin ju mina, kes eile ühe paja toitu tegi. Siis peab Jesper süüa tegema. Mina süüa ei tee. Eks ta ole, siis ei saa süüa kah. Küll on kurb. Ma ütlen, mis meil tarvis oleks. Meil peaks naisterahvas majas olema. Keegi, kes tube koristaks ja korda peaks. Ja kes oskaks hästi süüa teha. Ma vist tunnen ühte niisugust. Kes see on? Ütle ruttu. Vaadake, me röövime siia preilitäti Sofi, sest tema oskab hiiglama hästi süüa teha ja maja korras hoida. Aga ta on vist hirmus kuri. Kuri? Meiesugused 3 röövlit ei karda ometi üht naisterahvast. Aga kuidas me ta röövime? See on väga kerge. Me hiilime täna öösel sinna majja, kus ta elab ja röövime ta magamise ajal ära. Äkki ta ärkab üles? Ei ärka ta ühti. Siis on asi otsustatud. Hästi vaikselt hiilime ja käime kassi sammu. Üht naisterahvast vajame me majja juba ammu. Siis jälle kodus süüa on ja läigib kastrul pott ja pann. Siis lahedalt päev läbi laiselda saab nii Kasper kui Jesper ja Joonatan. Ta hakkab lõvi passima ja toadki puhtaks nüühib, et hommikuti tassib ta lood läikima kõik nüühib. Et laua sees on sööpüre ja magus toiduks hoop. Ehee, siis teate, selline on meie plaan, et Kasper ja Jesper ja Joonatan. No nii, olemegi kohal. Mis hääl see on, mis sealt kostab? See on tädi Sofi norskamine. Ai! Tasa! Mis sa karjud? Ajata nii tädi Sofi üles. No nii, olemegi kohal ja nüüd võtke punkti ühest otsast. Oi, kui raske. Ja nüüd kõik magama. Kui ta üles ärkab, siis läheb asi põnevaks.
on ju kohutav segadus. Kes selles seapesas elab? Kes seal karjub? kallis Preili Sofi, siin elame meie. Oh nii, teie need siis oletegi, seda võis arvata. Tulge siia ja öeldi ilusti tere. tere, minu nimi on Kasper. Minu nimi on Jesper. Ja minu nimi on Joonatan. Oh, sina oled siis Joonatan. Tule õige siia, las ma vaatan su kõrvu. Need on mu oma kõrvad. Seda ma näen. Fui, kui mustad nad on. Sellest on mitu aastat möödas, kui sa neid viimati pesid. Joonatan peseb oma kõrvu siis, kui ta ise tahab. Seda ma märkasin kohe. Nii, aga kuidas ma siia majja olen sattunud? Vaadake, me röövisime teid ära. Oh nii, ja te arvate, et see on ilus tegu? Ilus või mitte? Asi on selles, et meil oli perenaist tarvis. Kes tube koristaks ja korda peaks. Ja kes oskaks hästi süüa teha. Ja mida teie ise siis teha kavatsete? Meie teeme täpi pealt seda, mida me ise tahame. Sina, kelle nimi on Jesper, tule õige siia. Sa näed kogu seda rämpsu, mis siin vedeleb. Mina näen seda, mida ma ise tahan. See on hea. Nüüd koristad sa kogu kõik need riided ja muu, mis siin vedeleb. Joonatan, tule siia. Ma pean korraks välja minema. Sa jääd siia ja korjad kõik nõud kokku. Ja sina, Kasper, lähed joostes õue, lõhud puite pliidi alla tuld ja paned keema, et Joonatan saaks mustad nõud ära pesta. Ega tal selleks ometi sooja vett tarvis pole. On küll ja pärast keedad vett juurde, sest seda on vaja ka muuks otstarbeks. Küll on palju unustus, siin kõik toad on tolmu täis ja riided vedelevad, maas pealausa ringi käib. Ma sellist korra lagedust ei suuda taluda. Ma küll Jesper, kui hakkad mulle kükkima. Ei! Jah, ja sina, Kasper, lähed joostes õue luhud puid. Teeb pliidi alla tulve, paned keema otsemaid, et puhtaks pesta saaksid teede silmad, kõrvad, käed. Nüüd Joonatan veel lisaks mustad toidunõudamed. Ei! Jah, Joonatan on kõrvad pesemata aastat 2 ning Jesperi pall samuti on must kui kohvipaks. Ma hoiatan teid, kui te ennast teevad pesema, siis tulen ise küürima teid suure harjaga. Ei! Jah, ööl tuleb nüüdsest peale tööle hakata ning laisklemise mõtted peast kõik välja visata. Ma vastu vaidlemist ei salli silma otsaski. Kui olen öelnud midagi, siis asi äkki nii. Nüüd te hakkate ennast pesema. Näeb, pesukauss on siin. Me ei taha ennast pesta. Ei noh, siis ei saa süüa ka. Niiviisi te lauda ei istu. Kassi minema kassiroju. See on kõige rumalam, mis me kunagi röövinud oleme. Kasper tuli selle mõtte peale. Olgu pealegi. Ma sooviks, et me jälle üksi oleksime. Mina samuti. Kuulge, kui preilitädi Sofi magama jääb, siis röövime ta ära sinna, kus me algusest ta ära röövisime. Hiiglama tore plaan. Oled sina alles kavalpea? Vaadake, ta ongi vist hukkuma jäänud. Ongi nii. Nüüd on meil jälle rahulik elu. Seda küll. Me
jälle rõõmsad oleme ja lulli lüüa võime, sest kurjas tädis sohvis veel jälle lahti saime. pesema me end ei pea, must olla on ju hiiglahe, ei teadagi taha, mis see on ja vann, ei kas pere Joonatan. Kas sulle ju meeldib ilma prellitädi sohvita rohkem? Nüüd on lõvi vihane. Küllap tal on kõht tühi. Vii talle need vorstid, mis meil alles jäid. Meil pole ühtegi vorsti alles. Joonatan sõi kõik ära. Juhtust vist niiviisi, jah. Vii talle siis kotist sinki. Selles kotis pole singi lõhnagi. Kas seda ka enam ei ole? Siis ei jää muud üle, kui peab täna öösel jälle rööbima minema. Niipea kui pimedaks läheb, asume teele. Kotid ja ämber kaasas. Tead isa, mis ma nägin ja kuulsin? Mida siis? Korraga nägin üht suurt imelikku maja. Mõtlesin, et kes küll seal elab. Hiilisin maja juurde ja vaatasin ühest räämast aknast sisse ja nägin seal voodis magavat lõvit. Lõvi? Lõvi, jah. Sellest olen ma enam kui kindel. See on röövlite maja. Ja mis juhtus? Kasper ütles, et esimesena lähme pagari juurde ja siis vorstmaakleri juurde. Ja mis siis teised selle peale kostsid? Elagu vorstmaaker. Ah nii, ja seda ütlesidki. Lõpuks saame röövlid kinni nabina. Peidame ennast saiapoodi ja seal nabimegi nad kõik kolmekesi kinni. Ja siis, kui me oleme nad kinni nabinud, viime kornik Bastiani juurde. Aga võib-olla oleks parem nad vorstipoes nad kinni nabida? Ei, sest saiapoodi tulevad nad kõigepealt. Aga võib-olla oleks praktilisem kornik Bastiani kaasa võtta? Pole vaja. Meid on 3 meest ja neid on 3 röövlit. Iga röövli kohta tuleb täpi pealt 1 meist. Ja sina, kaupmees pead, nabid kinni kõige suurema, mina keskmise ja sina, pagar, kõige väiksema. Noh, olgu siis pealegi. Olgu pealegi. Kui kõik on valmis, siis peidame saiapoodi ära. Ja sina, Tommi, mine kohe koju. Aga mina selgitasin ju asja välja. Ükskõik, Tommi, sina lähed koju ja heidad magama. Asi võib ootamatult ohtlikku pöörd võtta. See on õudselt ebaõiglane. Just läks põnevaks ja mind lihtsalt saadetakse koju. Olgem hästi tasa, ei ühtki sõnakest, sest röövlid võivad märgata meid 3 vaprat meest. Nad tuleb kinni võtta, neid ootab lukk ja riiv, sest igal röövimisel peab olema ka piir. Poes nad käivad vorgil, ka vorst ja maksapraad. Pasteedist poole jälgegi ja otsas karbonaat. Nad meie käest ei pääse, neid ootab lukk ja riiv, sest igal röövimisel peab olema ka piir. Nad saiaraksus käivad nii suure kotiga, et uksest välja sellega nad vaevu mahuvad. Kuid nüüd nad on meil lõksus, neid ootab lukk ja riiv, sest igal röövimisel peab olema ka piir. Kuulake, tulevad vist juba. Ruttu peitu, kustutage tuli ära. Joonatan, võta ülemiselt riiulilt ka.
ma ei ulatu. roni siis. Ai, tasa. Te olete kinni nabitud. Hirmus paha lugu. Kas annate vabatahtlikult alla? Me oleme vist sunnitud. Nüüd me seome teid kinni, et teid põgeneks kusagile. Ka valmute, pagar. Kes seal on? Me nabisime röövleid kinni. Ei või olla. Võib küll. Tehke uks lahti, siis te ise näete. Kas teie oletegi niisiis 3 röövlit? Jah. Ja mida te kurja olete teinud? me olime väljas ja meil hakkasid näpud hirmsasti külmetama ja me mõtlesime, et pagariäris on kindlasti hea soe olla ja et astume õige korra sisse ja teeme natuke sooja. Jah, see kõlab päris usutavalt. Aga see pole ju sugugi tõsi. Ja see seal oli juba 8 leivapätsi ja 6 saia oma kotti toppinud. Vot see on juba halvem. Nii et te käisite pagari juures leiba röövimas. no siis käisime. Kas te võtsite midagi veel? Ei võtnud. Mul pole midagi. Meie taskutes on ainult õhk. Olgu, aga te olete linnas varemgi röövimas käinud. Nii et ma pean teid arreteerima. Te saate 48 päeva vanglakaristust. Aga kõigepealt tehakse teid korda. See on meie linna habemaja ja juuksur. Tehke nad korda. Mis soolgupust teeme? Lõigake juuksed lühemaks ja tehke nad korda. Saab tehtud. Keegi ei usuks, et see on Kasper. Keegi ei usuks, et see on Jesper. Keegi ei usuks, et see on Joonatan. Te olete tõesti ilusaks muutunud. Te olete nagu päris korralikud linnakodanikud. Eks me kunagi olimegi päris korralikud linnakodanikud. Kasper sai tulekustutamise eest veel medaligi. Muide, meil olekski linnas pritsimeeste ülemat tarvis. Kasper pritsimeeste ülemaks! Siis on asi otsustatud. Vabandage, et ma tülitan, aga võib-olla tahaks keegi minu juurde pagariks tulla. Rahvas sööb päevas nii palju leiba, et ma ei jaksa enam kõigile küpsetada. Selleks sobib küll Joonatan. Tema armastab hullupööra kooke. Joonatan pagari poisiks! Siis on asi otsustatud. Aga mis minust saab? Kelleks sa kõige rohkem tahad saada? Ma ei julge seda öelda. Ütle välja. Ma olen alati tahtnud saada tsirkuse direktoriks. Jesper tsirkuse direktoriks! Siis on asi
lahke ja sõbralik. Ja nüüd olegi meil Kardemanni linnaröövleid, keda karta. Hurraa! Võimsalt koskume ühine hüüd, hurraa, hurraa, kolme endise röövli jaoks nüüd hurraa, hurraa, iialei lähe nad röövima, sest et ausaks kolm venda on saanud, ausaks saanud, tuld ja tõrva nad ei pelga ega tõmba küüru selga nende auks, kolmekordne hurraa, 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 ühest röövlist saab peaprintsimees, hurraa, hurraa, tema mundril on kuldnööbides, hurraa, hurraa, teine saab